kodus hakata tegema. No see on õige plaan. Aga mis suunas mõtted liikuvad? Sa peaksid ma siin tahtsin puutööd hakata tegema. Et oleks tegevus. No kindel see, jah. Muidu on lihtsalt igav hakkab. Praegu oleme me 22 meetrit üle merepinna Puurmani kõige kõrgemas tipus. Ei tea, kas viimane Graf Manteuffel siin kunagi käis tornis, kuigi siit oleks hea silmas olnud pidada, kuidas moonamehed tööd teevad põllul ja nii edasi. Teine kõrgem punkt on siin ka olemas, kui minna kilomeetrit 3 vastu voolu Petjat mööda üles. Seal on Kursi kirik, torn on siit heal tahtmisel näha. Seal oli eelmise sajandi lõpul oli pastoriks pastor Pung, kelle vahekorrad Graf Manteufeliga ei olnud mitte head. Manteuffel oli nimelt kodukooli õpetajate käest hariduse saanud, kuna Pung oli ülikoolis koolitatud mees, siis Pung ütles, et Manteuffel on rikas härra, aga mina olen tark härra. Ja sellist vahet nad siin siis omavahel tegid, kemplesid, nii et nagu see jõud ja vaim olid eraldi. Hilisematel aastatel jõu vahekorrad muutusid ja ka vaimu vahekorrad. Nüüd on siis Puurmanis niimoodi, et on jõudu ja mõistust ja see üsna tihti ühe mütsi all. Selle torni mastis on igat värvi plagusid nähtud. Mõnda mitu korda, mõnda vähem kordi. Ise olen ma siin näinud hitlerlikku Saksamaa lippu, siis punalippu, Eesti NSV lippu ja viimane lipp, mis siia torni masti tõmmati, oli 24. veebruaril sel aastal vana Eesti trikoloor, sinimust, valge. Loodame, et see siia ikka lehvima jääb ja Puurmani oma vaimu ja võimu asjad jõuab tasakaalus pidada. Nagu me siin nägime, Puurmani rahvas peab oma kodukandist kõvasti lugu, on töökas rahvas ja oskab ka lõbutseda ja vahel nalja teha. Ühe momendi ma siiski unustasin ära, kui ma koolipoiss olin, siis selle lipu vardasse ma tõmbasin oma klassivenna Ilmar Sandeli jalgratta. Mängisime seal võrkpalli ja vaja oli talle vigurit teha, tassisime selle ratta siia üles ja tõmbasime ta masti. Mehel võttis aega enne, kui ta selle üles leidis. Ja eks neid teisigi tempe ole siin tornis küllalt tehtud ja küllaga, aga mul on hea meel selle üle ka, et Puurmani rahvas unustab sellised asjad ära. Nii et nad on siis ka tänu sellele nende unustamisvõimele on nad ka mind siiamaani välja seedinud, kes ma siin ikka aeg-ajalt käin, kui oma kodukanti vaatamas.